On väga hea meel olla laivis, Eksprompt laivis ja põhjus on väga lihtne. AI tuleb nii jõudsalt peale ja AI muudab virtuaalassistendi ametit. Me baaskursusel küll nii süvitsi AI-ga ja nende automaatikate ja kõige muudega ei lähe, aga siiski me oleme täna juba oma kursusele pannud ka sisse, et AI on üks töövahend, mida sa saad kasutada. Aga see on ainult killukene sellest osast, sest täna just ka enne Teeduga rääkisime, et nii tahaks selliseid assistente, kes tulevad, vaatavad üle mu süsteemid, loovad automaatikat seal kõik erinevad AI-ga ja sotsiaalmeediatega, mis olen üritanud, et võtaks ühest kohast selle info ja siis AI natuke kohendab ja läheks teise kohta välja. Aga mul pole aega, et sellega tegeleda. Ja jumala äge oleks, kui tegelikult assistendid arendaksid enda AI oskuseid nii palju, et nad tuleksid selliste teenustega turule, et meie ettevõtjad saaksime täiesti kasutada hoopis selliseid lahendusi. Tere tulemast, Teet! Tervist minu poolt ka. Jah, selles mõttes see turg ja kõik, mis toimub selles AI maailmas, liigub täna äärmiselt kiiresti. Ja mida on võib-olla järjest nagu teravamalt näha ka, on, kuidas tekib nagu vahe siis selle kahe maailma vahel, et kus on juba otsitakse või minnakse oma teenustega sinna AI peale ja kus kohas on siis selline täna vanades süsteemides enda tegemised ja toimetamised sees ja kuidas see vahe nagu käriseb seal sees, et see on päris silmnähtav juba. Aga kui me täna seda teemat ka ette valmistasime, siis peamine fookus on see, kuidas kogu selle muutuvas maailmas me oma asjadega ellu jääme ja mismoodi me suudame nagu kohaneda seal. Ja tahaks teha väikse sellise eksperimendi ka läbi teiega, et natukene teie enda teemadest ka aru saada, mis seal siis toimub. Ja kuna Õnnela näeb igal pool igasuguseid kommentaare asju ka seal, siis ja ma käisin ennem seda tänast päeva läbi ka kõikvõimalikud Facebooki grupid, lehed, kus kohas iganes ma leidsin ja tuvastasin virtuaalse assistentide siis pakkumisi, teenuseid, ettevõtted, mida küsivad ja nii edasi. Et aru saada, siis kuidas see maailm nagu liigub seal, siis teeme läbi ühe niisuguse väikse kiire reaalsuskontrolli seal. Ja küsimus on siin selline, ma tõstan teema ja siis teie käest tahan siis teada, et kas see toimub siis nagu lähiajal, toimub see siis mingi 6 kuu jooksul või siis selle aja nagu mõõde on pikem. Ehk siis aru saada nendest teenustest, mida täna siis virtuaalsete assistentide poole peal pakutakse, et kui palju see siis on juba otsapidi nagu mõjutamas või hakkab siis mõjutama. Võtame ette kõiki lehti läbi käies seal videotöötlused, montaažid, videoklippide lõikamised, nii edasi. Kas see tänases seisus on AI-ga on juba tehtav, on see 6 kuu pärast tehtav, seda lähiajal see sinnamaani nagu ei jõuagi. Klippide tegemine. Tuleb juba tehtav, jah? Okei. Kui me täna enda teenuste all kui me toome selliseid videoasju sinna sisse seal, siis need on juba eelmine aasta tehtavad. Ehk siis need ei ole midagi nagu sellist head nagu lisaväärtust juurde ei anna seal. Ehk siis kõik klipid, asjad, need teeb AI lõikab ise ära paremini, sellepärast tal on andmebaas, mille pealt tuvastab ta siis teema relevantsuse, tuvastab selle kõne, intuitsioonid, asjad, nii edasi, kõik elemendid, mis on vähegi võimalik selleks, et tuvastada selle kõige viraalsemad klipid ja asjad seal sees. Ja siis lõigata sealt välja sealt seest. Järgmiseks
korraks ütlen vahele ja, videodega. Ma ise täiesti olen ka kasutanud seda, et kus ma panen video sisse ja lasen tal teha, siis ta teebki nii, nagu sa ütlesid, ta tuvastab ära kõik selle ja paneb mingid jah, vaheklipid sinna vahele. jah, jah. Mhm. ja see on täna tehtav sekunditega ja see üldse, mis on nagu hästi nagu huvitav sealjuures, see ei võta üldse palju raha. Ehk see hetkel on juba tehtav ja see peaks olema selline tööriist juba seal portfellis iseendal sees, mida sa kasutad seal. Ehk sihuke käsiti montaažid, asjad, neid ei tohiks täna enam olla. Kujundustööd järgmiseks. Kujundustööd, kas need on juba täna tehtav? On see järgmise 6 kuu jooksul? On see pikemas perspektiivis? Ja siin on kõike. Selles mõttes kujundustööd all ma vaatan siin erinevad kodulehekujundused, materjalide kujundused, reklaamide kujundused. No, Zoomis kommentaarid tulevad juba täna tehtav. Ja. No, väga hästi. Ehk siis, kui kujundustööd on täna juba tehtavad seal, siis selle teenusega eraldi lisaväärtust endale väga juurde ei tekita. See näitab juba seda, kui palju need pakutavad teenused juba konkureerivad AI lahendustega, mis on turu peal. Sotsiaalmeedia haldamine. Sotsiaalmeedia haldamine. No mingil määral juba tehtav on pakkumised. Okei. Osaliselt jah, et osaliselt tehtav. Ai, väga hästi. Väga hea. See tähendab seda, et see, et AI sotsiaalmeedia haldamisse ei jõua, ei ole üldse teema, vaid et on ainult ajaline küsimus, et mis on see ajaline perspektiiv, kui ta sinna jõuab ja siis kõik inimtöö hakkab otseselt konkureerima siis selle AI-ga seal, et kus on see nagu lisaväärtus, mida sinna siis nagu juurde tekitada. Vaatame, mis meil siin veel on. Copywriting ja üldse võib-olla teksti kirjutamised, toimetused, asjad. 3 teemat ongi seal. Copywriting, pikemad tekstid, tekstitoimetused. Kuidas need? Juba tehtav. AI teeb. Kuigi ma siin ütlen, et hästi palju tegelikult on näha erinevaid kommentaare just nende AI-ga loodud tekstide osas on ju, et seda negatiivsust, aga ma ikkagi ütlen seda, et AI-d võib ju kasutada vahendina. Sina oled see, kes selle ju määrad, kuidas ta räägib suga. Ja. Ega seal kokkuvõttes taandubki see kõik selle peale, et mis on see sinu see tonaalsus sinna ära kirjeldatud seal sees ja kui hästi sa oled osanud seda sisendit sinna anda. Ehk see enda tone of voice määrab ära selle, mismoodi see tekst tuleb. Et kas ta on siis AI-ga tuntav või ei ole? Okei, AI, palju abi. Vaatab üle, nii edasi. Ehk siis, kui me võtame ka enda puhul, täna eesti keele toimetust eraldi ei ole, eesti keele õigekirja kontrolli enam eraldi ei ole, sellepärast et see AI on juba meil endal välja õpetatud eesti keele reeglitega, grammatikaga ja enda siis selle kirjastiiliga. Ehk siis kõik asjad on nagu ühes paketis koos seal, mis omakorda siis vabastab kogu selle ressursi sealt alt, et ei pea eraldi nagu tegelema nendega. Ehk blogid lähevad sinna alla seal ja nüüd on siis erinevad asjad, mis puudutavad siis maandumislehti ja kodulehti ja neid võimalusi. Kas kui palju siis AI täna saab neid teha või 6 kuu pärast saab teha või AI sinna ei jõua? Tahaks juba kohe jubedalt ise öelda, et jõuab ja on juba jõudnud. Ja teeb praegu juba kommentaaridest tuleb ja teeb juba praegu. Teeb juba praegu, on ju. Mhm. Aga siin on nagu huvitav konflikt võib-olla selle 2 nagu maailma vahel, mida ma näen, et käies läbi ka kõiki neid teenusepakkujaid, kes mul seal ette jäid oma lehtedega seal, siis mida ei olnud võib-olla sees, ma ei tuvastanud ühtegi AI tööriistadega spetsialisti. Ma ei tuvastanud seda, et nad ise kasutaksid või pakuksid neid teenusena, kasutades seal, et koos AI tööriistadega teeme selle video lõikamised ära või nii edasi seal.
Kõik asjad teenusena, teksti kirjutamised, asjad täna kindlasti see inimese osa jääb sinna sisse, aga mitte selliste igapäevapostitustes või asjades seal, blogid ja nii edasi, et kõik see liigub ai peale. Et täna ka selle koha pealt võib-olla nagu ei tuvastanud ühtegi sellist kaasaegset nagu lahendust või teenuse pakkumist seal sees. ja ja see võib-olla nagu näitab ka seda võimaluse kohta seal sees täna, et need tööriistad, mida me saame kasutada ja mismoodi me saame oma teenuse väärtust tõsta sealt sees, on hästi olulised ka meil enda siis nagu enda siis selle arenguprotsessi käigus ka välja tuua seal sees. Et kui me käime läbi neid erinevaid võimalusi, et kõik ettevõtted täna vajavad endale ai lahendusi, selles ei ole enam nagu küsimuski. Küsimus on see, et kes ja kuidas oskab neid ai lahendusi või tööriistu või süsteeme sinna ettevõttesse viia. Ja ma näen ka seda, et see virtuaalassistendi roll on tänases seisus juba nagu muutunud, et seda sama, mis Õnnele ka tegelikult välja tõi, et ettevõtjad ootavad seda nagu abi nende süsteemide sissetoomisel, mitte et keegi jääb neile seda kätt hoidma seal sees. Ja see on hästi suur vahe seal sees. Et täna ei ole vaja otseselt seda, et keegi mu meilipostkasti või kalendrit haldaks seal. See ai on juba täna nii kaugel seal nende teemadega, et ühel või teisel kujul on see juba nagu ai-ga tehtud või tehtav. Ja sellised väiksed asjad saab nagu omanik ise ära lahendada. Aga kus tal on nagu abi vaja, on need sisutootmisosad seal, kas assistent oskab tööle panna neid ai assistente, on ju, kas sa oskad teha neid tööriistu, kohandada selle ettevõtte konteksti, oskad sa mõned automaatikad püsti panna seal. Need on nagu need asjad, kus tegelikult tekib ettevõttele kõige suurem väärtus seal sees. Ja see on ka uut tüüpi teenus, mida sa pakud. Et sa mitte tänases seisus ei ole see, et sa igapäevaselt pead esmaspäevast reedeni mingeid nagu asju haldama seal, vaid sa ehitad endale süsteemid ülesse. Ja mis tähendab ka seda, et kui ettevõtted on saanud juba esimese tunnetuse kätte või esimesed lahendused kätte, kuidas see ai juba nagu ettevõttesse sisse tuleb, siis see isu ka kasvab seal sees. Siis tahaks juba rohkem saada, siis tahaks juba maandumislehti saada, siis tahaks juba järgmiseid automaatikaid ja nii edasi. Ehk väga palju see nagu dünaamika liigub selle peale, et assistendid muutuvad ka siis selliseks üleviivaks etapiks, kes aitab siis ülejäänud ettevõtetel neid asju kasutusele võtta. Sest et vaadates ka, kui kiiresti see ai tänases seisus täieneb ja uueneb seal sees, siis kellegil ettevõttes ei ole aega lõpuni endal selgeks teha neid ai asju, selgeks õppida, mis tööriistad, kus kohas, mis hetkel ja seal on tohutult vaja abi selleks, et teha, panna neid asju siis nagu töösse. Ma mõtlesin, et ma näitan ka natukene paari asja, kus see maailm täna otsapidi on. Ja võib-olla selline natuke nagu sissevaade, sest et üks asi, mis läbi käis siin sees, oli see sotsiaalmeedia haldamise osa, et see on kuskil nagu aasta pärast. Võib-olla ta nii kaugel ei ole. Ja selle jaoks on hästi hea korra nagu otsa vaadata ka, et mis need nagu tööriistad on seal. Ma võtan ette. Kui me vaatame võib-olla täna, mida see nagu ai teeb seal, et hästi palju kõik teenused täna assistentidel kategoriseeruvad nagu eraldi. E-maili turundus on eraldi, siis on sisu kirjutamine eraldi, siis on sotsiaalmeedia eraldi ja nii edasi. Ja see teeb kogu ettevõttes selle süsteemi haldamise nagu hästi nagu killustatuks. Lõppkokkuvõttes liigub see kõik täna sinna, et me saame nagu hästi mugavalt neid asju teha tervikuna. Me vaatame ka siin meie meilid on sisse tõmmatud meie siis kodulehel. Vaatame oma kirjale otsa, vaatame jube hea kiri sai, tahaks seda kuskile edasi panna, on ju. Teeme sellest blogipostituse. Siit juba ai saab aru, et ahah, kus mingid tekstid on ju. Paneb ise kokku ja see võib-olla nagu näitabki täna seda. Ahah,
valis juba välja, mis on mõistlik sinna blogipostituseks. Kirjutame selle pikemalt ja sisukamalt lahti, nii et lugeja õpib midagi uut ja lisame ka värskeid fakte juurde 2026. Paneme 2025, 2025 ja 2026. Mis me näemegi lõppkokkuvõttes, et ettevõtted ka ise liiguvad hästi palju sinnapoole, et nad tahavad endale hästi palju süsteeme automatiseerida. Et see pool, et nüüd sotsiaalmeedia on võimalik endale ära automatiseerida, ei ole kindlasti, ta ei ole enam 12 kuu teema. Praeguses kontekstis meil on ta juba igapäevane teema. Et seda on võimalik siis teha. Mulle tundub, et siin võib tekkida ka võib-olla see mõte, et nüüd AI tuleb, ma õpin seda AI-d toimetama, et ma justkui saan siis ju vähem raha, sest enam ettevõtjad ei vajagi virtuaalassistendi amet. Siin see kuidagi nagu käärid on ju, et ma nüüd ei teagi, mida siis teha, et kas ma hoian enda töökohta või õpin siis AI-d ja mind polegi vaja. See muutub, virtuaalne assistent muutub hübriidassistendiks. Ja see hübriidassistent ongi see, et ühelt poolt kõige olulisem ongi see hübriidassistendi roll seal sees, kes aitab ettevõttel need süsteemid sinna sisse tuua. Ettevõtjad ise ei jõua täna seda AI kasutusele võtta seal, nad ei jõua seda teemat ise ära õppida, neil on vaja seda tuge seal sees. Ja ma arvan, siin on ka küsimus selles positsioneerimises, et kas ma lähen ennast positsioneerima turule selleks, et ma hoian kätt igapäevaselt seal sees või ma olen tõeline spetsialist seal turu peal, aitamaks ettevõtetel neid süsteeme kasutusele võtta ja rakendada. Ja kui me vaatame ka seal, et kui olidki teenuse pakkumises seal, et meil on vaja SEO koha pealt mingeid asju teha, AI teeb selle ära seal väga hästi. Kui meil on vaja keelekontrolli teha seal, ta teeb selle keelekontrolli ära seal, ta toimetab selle teksti ära seal sees ja seal ei ole, see ei ole enam nagu turu peal pakutav lisaväärtus. Kõik keeletekstid saab ära muuta automaatselt teksti sees. Et kui me vaatame ka kogu sellele nagu turule otsa seal, siis hästi oluline on enda jaoks panna selline nagu äriline perspektiiv, et kus maal on see turg endaga 6 kuu pärast. Kas 6 kuu pärast me oleme täpselt samas kohas või selleks hetkeks on juba midagi muutunud. Ja kui võtta ka sellist nagu ärilist paindlikkust ja turu tingimustega nagu kohanemist seal, siis selle jaoks ongi need vibe koodimised, miks on vaja neid uusi tööriistu oskusi, sellepärast, et see on sinu pakutava teenuse lisaväärtus seal sees. Sa muutudki selleks, et sul on see tööriista portfell, aga sinu unikaalsed oskused seal sees on selle rakendamisel või selle tööle panemisel, sellega ettevõtetele lisaväärtuse tekitamine. Ja nüüd tekibki see olukord, kus sul ongi oma kliendibaas, sa kuskil paned automaatikaid üles, kuskil vibekoodid erinevaid lehti, kuskil haldad sotsiaalmeediat enda erinevate AI tööriistade asjadega seal ja sul on endal siis portfell, mida sa siis teed seal, et võib-olla selles paketis järgmise 12 kuu jooksul ei ole see meilide ja kalendrite haldamine ei ole enam teema ja päevakorras seal, aga selleks tuleb valmis olla. Ja võib-olla üks näide ka, mis täna nagu toob välja seda, kuidas see nagu turu muutus toimub seal, et kui me varem olime kogu oma erinevate ettevõtte lehtedega olime WordPressi peal, et siis tänaseks me oleme sealt juba ammu edasi liikunud ja sedama teenusepakkuja, kes meil neid WordPresse tegi ja haldas ja nii edasi, tal ei ole täna enam kliente alles, sellepärast kõik kliendid on liikunud uute lahenduste peale üle. Et mitte nagu ennast avastada sellest olukorrast, et kus me liigume nagu uutele lahendustele, mis ei ole, mis teeb kliendi elu lihtsamaks, mugavamaks, paindlikumaks, et siis selles osas me peame ise juba ennetama.
ja ma näen täna hästi palju nagu vajadust, kus ettevõtted otsivad neid inimesi samamoodi nagu Õnnela on siin ka korduvalt välja toonud seal, et meil on vaja spetsialiste turu peale tuua, spetsialiste turu pealt leida, kes oskavad neid tööriistu, neid uusi võimalusi rakendada ärilistel eesmärkidel, uute lahenduste rakendamistel ja tegemistel seal. Et siinkohal kindlasti seal on viide teatud kategooriates a la WordPressi puhul, et kõik ei liigu kohe WordPressi pealt ära ja see on ka mõistlik, ei peagi pea ees kuskile nagu jooksma seal, kui me räägime just nagu e-poodidest. Aga kõik teised teenusepõhiselt, kui sul on enda kontaktide korjamised, päringute korjamised seal, et siis tänased lahendused on uued lahendused, mis teevad nii disainimise lihtsamaks, selle ehitamise lihtsamaks, haldamise lihtsamaks, on kindlasti vibe kooditavad 100%. Olen loonud ise Vibecoodides maandumislehti ja väga hästi ja väga kiiresti teeb ära ja hoiab aega kokku, aga lihtsalt see, et sul juba oleks see oskus, et seda teha ja üldse pakkuda kliendile välja, et kuule, selliselt ka saab. No, see ongi see, et sa pead lihtsalt omandama selle. Ja käis läbi ka selline võrdlus, et kui varem enne AI-d oli, ütleme, aastas selline uute teadmiste omandamise või õppimise, enesetäiustamise protsessis oli sihuke käputäis tunde, ma ei tea, 5-8 tundi seal. Et siis tänases seisus on see õpimaht on kasvanud sinna 40 tunni peale. Et see on kordades suurem, kordades kiirem seal, et pidevalt muutuvas maailmas, pidevalt kohanevas maailmas seal püsida konkurentsis, eristuda teistest, olla uute lahendustega turul ja pakkumas, siis saab turul ka enda positsioneerimist hoopis teistmoodi käsitleda. Ma ütleks ka, et võib-olla üks asi, kui me võtame need vibe koodimise lahenduste juurde ka sinna tulla, et ma näen loomulikult, et ka mida küsitud on, et tahaks WordPressi haldamisi ja nii edasi seal saada, siis eks selles mõttes seal on nagu oma inerts ka sees, sihuke nagu viitega jõuavad kuskile need lahendused nagu töösse. Ja need viited on siis ajaliselt ongi, ma ei tea, 6-8 kuud seal. Aga kui me võrdleme seda, et ettevõte, kes istub oma siis kodulehega mitte WordPressi peal, üks teine pakkuja on, mille peal ta istub seal ja kõik ülejäänud asjad on manuaalselt tal seal, ta peab, tellimused tuleb manuaalselt sisse, ta peab edasi tõstma seal järgmisesse kohta ja nii edasi, et siis ta inimesena on seal selle nagu süsteemi vahel, siis selle asemel, et seda süsteemi sellisel kujul nagu töös hoida, on 100 korda lihtsam ehitada see süsteem vibe koodimislahenduse peale ümber seal ja sul on kõik asjad on hallatavad seal sees, ilma et sa pead nagu lisaliigutusi tegema või neid tellimusi ekstra käsitsi nagu vastu võtma või kuskile edasi sinna süsteemi panema seal. Et selle koha pealt ma kindlasti nagu ootan ka, et siukseid nagu spetsialiste just nendest virtuaalassistentideks kasvaks, siuksed hübriidassistendid, kes neid inimesi ja ettevõtteid seal aitavad järjest rohkem nagu AI teemade peale tuua, neid nagu kasutusele võtta sinna sisse. Võtame mingeid küsimusi ka. Küsimusi kusjuures sellisel kujul ei olegi tulnud. Aga siin on, ma vaatan praegu see, mis Facebookis on käinud, et vibe koodimisest räägitakse. Üks uus teenus on ka see, et aidata ettevõtted õiges suunas liikuma, sest paljudel pole halli aimugi, kust üldse pihta hakata. Et see on ka nagu, mis siit on välja toodud. Et jaa, ma arvan, et kui me võtame üldse ette, et siis kindlasti see nagu AI kui selline muutub ettevõtetes selliseks nagu juhtimiskeskuseks. Võib-olla see on, korra ma toon seda nagu maailma sisse, kus me täna igapäevaselt tegutseme, et suurematel ettevõtetel, keskmist suurusega ettevõtetel tekivadki sellised nagu juhtimiskeskused sinna maja sisse, erinevatesse osakondadesse, kus peal siis juba
see ai mõtleb siis ettevõtte kontekstis kaasa, mõtleb ettevõtte turunduses kaasa ja nii edasi. Et sul tekib endale sinna ai siuksed meeskonnad ja väiksed meeskonna hub'id sinna sisse. Ja mis nende puhul on oluline ka, et ettevõtte iseenda infot ja asjad, esiteks nad on turvalised, nad on kaitstud seal sees, nad ei pea kuskile jagama, see pidevalt saab nagu edasi areneda, täieneda seal. et, et selliselt juba nagu võetakse kasutusse ja väga-väga-väga palju otsitakse võimalusi automatiseerida sotsiaalmeedia osa. Et selles osas ma näen küll nagu väga tugevat trendi, et kui palju küsitakse seda automatiseerimist, et mismoodi nagu lihtsustada seda igapäevast haldamist. Esiteks, neid kanaleid on tänaseks nii palju, mida on vaja teha ja regulaarselt igale poole postitada, seda ei ole võimalik enam käsitsi ära teha seal. Ja see liigub täna sinna, et no ma ei tea, kas 70, aga ma arvan, et pigem juba sihuke 80-90% sellest sotsiaalmeedia sisu poolest hallatakse ära juba ai-ga. Vaatan, et väga hea küsimus tuli Facebooki, et mitu uudiskirja Teet loeb, kui ta teab, et kõik need luuakse ai poolt? Ma pealkirja tasemel käin need läbi, et kus midagi on ja kui pealkirjas teemad nagu kõnetavad seal, siis klikin lahti ka. Et ikka on. Ma võib-olla toon nagu selliselt välja, et kui me räägime üldse nagu teemadega kursis olemisest ja nii edasi seal, et siis sellisel juhul meil on eraldi nagu üles seatud siuksed nagu turusignaalid, ehk siis me korjame nagu kokku turu pealt infot, mis siis toimub. ai korjab meie eest kokku, tema ongi siis siuke nagu vaatab turgu ja mis seal nagu toimub. Ja see on üks sisend meie siis siuksele ai tegevjuhile, mis omakorda siis teab nii ettevõtte asju kui ka siis kokkuvõttes seda, mis siis nagu turu peal toimub. Ja see nüüd on hästi huvitav olnud, et ta muudab nagu mängu, sest et me saame nüüd tänases seisus enda strateegiat koos ai-ga nüüd nagu edasi arendada seal sees. Et muidu on hästi palju meie enda nagu mõttes seal, et ma mõtlen, et seda võiks nagu vaja olla seal. Et siis täna toimub kogu selle teema edasiarendamine juba ai-ga seal. Ja kõik asjad, mis me korjame kokku, on alati, kas siis me teeme siis sellest sotsiaalmeedia postituse või me teeme sellest blogipostituse, et kõik need on juba nagu siin hallatud. Ühes kohas kõik olemas. Ja ta toobki nagu kõik need laiali olevad teemad nagu ühte kohta niimoodi, et see ai erinevad siin peal vist on, ma ei teagi, palju siin neid on, mingi 12 agenti või 15, palju siin on neid kokku. Et need siis omavahel jagavad infot seal, kust midagi nagu sisse on tulnud, kust midagi on nagu analüüsitud ja siis teevad ka oma soovitusi ja nõuandeid. Et kui ma võtan nagu meiliturunduse ette, on ju, siin on asjad üle käidud, siis ai meiliturunduse ekspert on siis analüüsinud kõik need selle sisu ära meie platvormilt, võtnud välja parimad kampaaniad, parimad ajad, parimad pealkirjamustrid, järgmiste kirjade ideed sinna juurde, mis on segmendid, nii edasi, et kõik need on juba, see nagu eeltöö on juba ära tehtud seal sees. Ja siis panedki kokku enda turundusplaani, kus on kõik need asjad sees ja sa nagu orkestreeridki seda ai-d kõiki neid asju tegema seal. Saad neid tekste toimetada, copywriting, asjad kõik on sees. Ja reklaamide haldamised, värgid tulevad ka siia sisse juba, need siis toimubki kõik asjad ühes kohas. Sa enne ütlesid, et virtuaalne assistent oleks justkui hübriid, et üks küsimus või mõte on Zoomis, et kas tulevikul võiks olla IT-osakonnas eraldi ai spetsialist või pigem peaksid seda kõik oskama, et kohati ongi tunne, et virtuaalassistenti pole lõpuks vajagi, et ettevõtte töötajad teevad kõik ise ära. Mina arvan, et sellist aega ei tule, kus ettevõtte töötajad teevad kõik ise. Nad ei jõua lihtsalt oma töö kõrvalt. Ei. Reaalsus on seda, et ettevõtte töötajatel ei ole lihtsalt aega tegeleda nende asjadega.
ja see on nagu ülisuur põhjus, sest neil on igapäevatöömahud on nii suured seal, et selle kõrvalt hakata nüüd õppima nagu ai-d seal või mis tööriistad on nüüd kõige paremad seal, oh my god, mul on nii palju vaba aega seal, siis seda ei ole. Andke mulle kätte, no mis me ka teeme seal, teeme neid ai assistendid seal, andke meile, ma ei tea, 15 tükki neid on vaja, meil on selle jaoks vaja seal, davai, teeme ära, paneme need sinna ja inimesed võtavad, kasutavad, aga nad ei ole, need nõuavad nagu teistmoodi teadmisi, kuidas sa neid nagu tööle paned, mis materjalid, tööjuhiseid, kuidas neid üles seadistada ja nii edasi, et selles mõttes jääb ikkagi sinna vahele see nagu lõtkulüli, kes aitab sisse tuua ja see kindlasti ei ole nagu IT osa. Et siin võib-olla üks asi, mis ära nagu unustatakse, et IT vastutab üldise tehnoloogilise seisu eest. Ja seal all võib olla see ai strateegiline haldamine, et mis tööriistu majas kasutatakse ja sellega piirdub. Aga kõik, mis puudutab nüüd erinevaid nagu osakondi, turundus, eraldiseisev osakond, kuule, meil on hoopis teistmoodi asju vaja sinna. Mis on need tööriistad meile, kuidas neid asju seadistada, kuidas neid tööle panna, mismoodi oma töö tänasesse protsessi need ai-asjad sisse tuua seal sees. Super hea. Et selles mõttes need ekspertiisid sa saad ise kasvatada ja neid otsitakse väga palju taga. Et ma räägigi, et miks me tervikuna ka oleme ai projekti juhi toonud. Selle sama asja pärast, et ettevõtted tervikuna oskaksid seda ai kasutusele võtta. Rääkimata siis selliselt, et väikestel ettevõtetel või keskmistel ettevõtetel on turu pealt vaja spetsialiste, kes siis erinevad teemasi nagu hallata oskavad seal sees. Ja selle tõttu nad täna võib-olla nendest virtuaalassistendi tänastest teenuse pakkumistest nagu mööda vaatavad, sellepärast et seal ei ole ühtegi sõna, ei ole selle uue ajastu teenuste kohta. Ja see oli minu jaoks isegi võib-olla nagu üllatav, et meil on märtsi teine pool on käes 2026 ja mitte ühegi kodulehe teenuse pakkumise lehel ei ole ühtegi sõna ai-d või tehisintellekti kasutamisest. Ühes kohas nägin vibe koodimine oli nagu väikselt, aga mis asi see on? See vibe koodimine oli iseseisvalt ei ole nagu teenus, vaid et me saame teha maandumislehed, kiired kodulehed. Mis sellega nagu teha saab? Mis on see väärtus, miks ma tahan seda nagu sisse osta seal? Et kus on need automatiseerimised, kus on need nagu tööprotsessi lihtsustamised, kiirendamised, et selle koha pealt ma arvan, et seal ongi väga selge nagu portfell tööriistu, mida saabki edasi anda ka meie selle virtuaalassistent pluss ai kohtumiste käigus seal on praktilised tööd, et sul tekib ka endal ka see natuke siuke, öeldakse lihasmälu seal sees. Kui sa oled saanud neid kodutöid teha, sa oled saanud neid asju nagu praktikasse viia seal, et mismoodi see aitab kohe sinu enda nagu teenuse pakkumist teha väärtuslikumaks. Et seda on tarvis väga palju. Ja sellepärast see 3-päevane koolitus saigi tegelikult ellu kutsutud, et virtuaalassistendid saaksid päriselt need oskused, tööriistad, et oma portfelli parandada ja oma teenuseid oluliselt paremaks teha. Räägi põgusalt 3 päeva on. Räägi võib-olla, mis nendel päevadel on. Ja mulle meeldis see, et sa ütlesid, et seal ongi päriselt praktilised tööd, mis on vaja teha, sest läbi selle kõige paremini õpibki. Et ei ole teooria loengud. Meil on vaja nagu tööle asju panna. Et selles mõttes kõik, mida iganes me teeme seal, siis on alati käed külge. Ja mis me teeme ka, et kui meil ongi, kui me mingi teema edasi anname seal, me käime need praktikas läbi, aga sellest ei ole mingit kasu, kui te ise seda nagu ei rakenda seal. Ehk siis tekibki see koht, et nüüd, kui te kodutööna neid asju teete seal, testite, katsetate, siis te satute siis erinevate asjade otsa. Mingid asjad ei õnnestu, kuule, mul mingid 100 küsimust seal sees. Need ongi need kohad, kus me tahame jõuda seal. Tahame näha, väga hästi. Siia jäid kinni, näed, nüüd me saame sellest üle. Ehk siis sul tekib ka kohe nagu hea moment saada tagasisidet, saada nendest kitsaskohtadest edasi seal ja tekib ka arusaamine, okei, kuule, see on väga hea asi, ma tahaks edaspidi ka ise hakata nagu sellist asja pakkuma enda teenusena. Ja ma näen, et turu peal keegi teine ei tee, ma olen hoopis teistmoodi, saan ennast positsioneerida seal. Et selliselt me võtame läbi, ma ütlen, meil on seal kujunduse osas
Canvat kui sellist otseselt ei käi seal, aga meil on nagu nii palju teisi mingeid lahendusi, mis omakorda on nagu veel lihtsamad nagu teha ja sisse tuua. Me vaatame kindlasti automatiseerimistele otsa, lihtsamatele, mis on koheselt võimalik praktikasse viia, mida nagu otsitakse täna turu peal. Me vaatame otsa vibe koodimisele kindlasti, mismoodi neid lahendusi teha ja mismoodi neid nagu rakendada seal sees. Et kui me vaatame ka, puhas lahendus, mis on kokku pandud, tehtud, erinevad andmed tulevad sisse, turuinfod jooksevad, kuidas see tervikuna nagu välja näeb. Väga hästi. Mismoodi AI hinnastamine töötab, kuidas AI siin sees on kasutatud. Et selliseid lahendusi me teeme täna ise igapäevaselt ettevõtetele erinevates mahtudes seal sees. Et lõppkokkuvõttes oskaksite ka enda jaoks need tööprotsessid läbi mõelda ja millised on ka vajalikud eeltööd või tööriistad ennem, kui hakata üldse nagu selle vibe koodimisega pista seal. Et mitte liigselt siis oma krediiti kulutada seal selle protsessi käigus ja ehitadagi need funktsionaalselt ka välja seal sees. Et jah, need asjad saame siis üle käia ja vaadatagi otsa, kuidas see tervikuna siis kokku mängib seal sees. Lõpptulemuseks peakski olema niisugune AI oskustega virtuaalassistent ja see juba ütlebki ära seal, et sa nagu reaalselt oskadki AI-ga siis enda teenust teistmoodi pakkuda seal. No ma loodan, et selle natuke rohkem kui pooletunnise silma avardamise eest tekkis ikkagi mõtteid teil. No minul on küll iga kord, kui teed midagi näitab, siis kui sa seda näitasid meiliturunduse, mis iganes asi teil oli, siis mina juba ei saanud enam keskenduda, sest minul oli kohe niimoodi, et ma tahaks ka teha, aga vot ei ole aega õppida. Nii nagu sa ütlesid, mul ei ole päriselt aega õppida ja on väga hea ongi see, et kui on olemas teenusepakkujad, kes tulevad, teevad ära selle, vaatavad sisse mulle sinna hinge sisse ettevõttesse ja ütlevad nii saab teha. Ja see on minu meelest nii äge, et mina kutsun üles teid juba 2. aprillil alustavale selle 3-päevasele koolitusele. Need on siis üle nädala kohtumised toimuvad, et ei ole iga päev järjest. Et on 2. aprill, 16. aprill ja 30. aprill ja te lihtsalt saate sealt ühe väga vajaliku linnukese teenuse oma kodulehele juurde, et te astute teisele tasemele lihtsalt. Te saategi teha seda nagu sammu ka lõppkokkus selliselt, et sa ei pea tänast nagu teenuse portfelli nagu kõike välja vahetama, aga sa teed niimoodi, et sa jätad oma 60% oma seniseid asju nagu alles, aga sa tood 40% tood juurde nagu uusi teenuseid. Sa juba hakkad ennast nagu positsioneerima sinna, et sul on nagu, mis on sinu nagu AI võimekus tööriistadega, kuidas sina saad AI-ga tänu AI-le ettevõtetele olla kasulik ja vajalik seal sees. Et isegi kui seal kohe sedasi nagu pea ees kuskil ei torma seal, aga sul on juba olemas, sa juba positsioneerid ennast teistmoodi. Sa juba lisad oma kodulehele märksõnad ja asjad, millega sa varem otsingu tulemustes välja ei tule seal sees ja me kõik tahame seda. Seepärast, et me alati siuke 6 kuu vaade on see, kus me nagu seame enda sihid paika ja siis liigume selles suunas. Nii et ma arvan, see on ka väga hea sisend teile enda järgmiseks 6 kuuks. Ja nüüd mul on küsimus, siin tegelikult oli laivis seal Facebookis, kui ma nüüd ei ole see virtuaalne assistent, aga kõnetab mind ka see koolitus või et kas siis on eraldi tulemas mikroettevõtjale selline sarnane koolitus või nad ikkagi võivad liituda ka sellega, sest need tööriistad on ju kasutatavad ilmselt pool. Absoluutselt, selles mõttes, et kui me võtame täna neid oskuseid seal, siis ühelt poolt kes tahab teenusena pakkuda, siis virtuaalassistendi poole peal ongi, et need oskused aitavad temal siis enda teenuse taset tõsta, ennast positsioneerida teistmoodi. Kui sul on enda mikroettevõte, mida sa tahaks käivitada, see on täpselt samasugused asjad. Virtuaalassistendina ka, sa pead oma kodulehed täna tegema ringi, Canva-põhised kodulehed ei lähe enam kuskil, ei ole midagi teha seal sees, pead ise olema ka upgrade'inud oma asjadega ära selleks. Põhimõtteliselt, kas sina mikroettevõtjana täpselt sa saad selle baasi kätte, mis on need tööriistad, kuidas alustada, millised on need assistendid, mis on need vibe koodimise
teadmised selleks, et oma asjad nagu, esmased asjad nagu valmis ära teha ja sellega juba nagu minema hakata seal, et Mhm. absoluutselt, muidugi. Me Nii nagu et maailma seal parandama ei hakka seal, aga selliselt, et neid asju nagu endale tööle panna, rakendada ja oma käima tõmmata seal. jah. Seda infot on meil maailm jagada teiega seal. Ja mina käisin Teedu ai, mina ei mäleta, kas ta oli Mastermind või mentorgrupp, mingisugune kuuajaline meistriklass äkki oli isegi selle pealkiri. ei, Ja meil oli, oli meistriklass vist äkki, ei, kuu aega, mentorgrupina oli, aga ta oli vist 2 kuud kestis või? kuu mingi aega minu meelest äkki oli. 6 aega okei, oli jah. vahet ei olegi, aga Oli mina jah, jah, et jah, 4 nädalat mina oli. pärast Eedu koolitust hakkasin ai-sse hoopis teistmoodi suhtuma, et ma ei teadnud neid asju, mida ma sealt õppides sain ja ma päriselt kasutan alates ai assistentide loomisest, mida kõike on vaja, et sa saaksid ai assistenti luua, siis mingisugused teadmised mingitest automaatikatest, et need on võimalikud üleüldse. Mm. muidugi ehitamiseni ma pole jõudnud, sest mul pole aega, onju, Ja, aga need ja, teadmised kõik on, noh, mina soovitan selles mõttes, et kui te ikkagi tahate astuda level kõrgemale ja hinda natukene ülespoole liigutada, siis see on üks väga hea koht, kus alustada. ja. Vaatan, Triinul oli ka küsimus, et kas see nõuab eelnevaid eelteadmisi. Otseselt ei nõua, seepärast me neid eelteadmisi ei saa nagu olla seal olemas, et kui me räägimegi seal automatiseerimistest, räägime just tööriistadest seal, isegi kui mõni nimi tuleb tuttav ette seal, nii edasi, et siis, et me toome sinna nende puhul sisse, me lihtsalt nagu ei loetle neid nagu ülesse seal, vaid me toome kohe nagu praktilised näited, mida me, kus kohas, mis ettevõtetes me igapäevaselt neid kasutame, mismoodi me rakendame seal sees. Ja eks kogu selle nagu nende kohtumiste jooksul, mida me läbi käime, ongi neid näiteid ja praktilisi lahendusi, mida me täna siis nii Eestis kui rahvusvaheliselt teeme, mismoodi neid on rakendatud, kus see kõige rohkem äriliselt kasu annab seal sees. Ja te saate selle endale siis kätte selle kolmenädalase perioodi jooksul ja läbi selle siis ka need kodutööd endale ära teha seal, nii et ma arvan, see annab ka juba teil endal ka lõpuks selle portfelli kokku, et näed, mul ongi reaalselt nagu selle aja jooksul valmis ehitatud see asi, mul ongi reaalselt teinud selle automaatika ära seal nii edasi, et sul on ka nagu näidata ja see annab juba nagu juurde seal sees, et oh, ma olen juba tänases seisus parem kui 95% inimesi turu peal oma just, asjadega. see on väga hea kokkuvõtmise koht, et 95% paremal järjel kui teised turul pakkujad. Ah, et absoluutselt. jah, et jagasime ka linke sinna Zoomis, mitte Zoomis, Facebookis kommentaaridesse, et vaadake, liituge, nii et 2. aprillil saaksite siis juba lendama minna ja need on 6 kuud järelvaadatavad. et kui Ja, sa ka kohapeal parasjagu olla ei saa, siis sa saad kuulata järgi, ehk siis kõik asjad saad kenasti kaasa teha. et oluline on jah, lihtsalt, et sa hakkad tegema. ja kodutööd, asjad, kes tahab, saab juba endale esimesed maandumislehed valmis ehitada Mhm. selle aja jooksul, nii et kõik need asjad on juba nagu võimalikud seal sul teha, et kui tahad oma seda äriideed käivitada seal, siis tuled sinna, saad kohe teada, et ilma, et sa pead tiiruga neid asju nagu läbi tegema, siis teed kohe niisuguse kiirendatud protsessina selle juba otsast peale ai põhiselt endal valmis, nii et aga aitäh, Teet, tulemast ja, meile natukene rääkima sai maailmast ja aitäh, kes Zoomis kohapeal olid ja kes rääkisid ka Facebookis kaasa, nii et kuulake üle, mõelge ja siis link on olemas, kus minna oma uut levelit tõstma. jah, nii Tšau, et pakaa. näeme juba 2. aprill